tervitame kõiki tänasel ilusal pidupäeval, kui võiks nii öelda, täna on ülestamispüha ja juba varasest koguduses juba öeldi, et Jeesus Kristus on üles tõusnud ja kogudus vastas, jah, ta on tõesti üles tõusnud. Et kui te jõuate kuskile mõnda kirikusse ülestamispühadel, siis on selline komme olnud, et öeldakse, Jeesus Kristus on üles tõusnud ja kõik vastavad, jah, ta on üles tõusnud. Eriti õigeusu ortodoksi kirikus on näiteks see. Aga meie loeme psalmide raamatut ja siin on öeldud psalmis 100, hõisake issandale kõik ilmamaad, teenige issandat rõõmuga, tulge tema palge ette hõiskamisega, teadke, et issand on Jumal. Tema on meid teinud ja tema omad me oleme, tema rahvas ja tema kade oma kari. Tulge sisse ta väravais tänuga, tema õuedesse kiitusega, ülistage teda ja andke tänu ta nimele, sest issand on hea, tema heldus kestab igavesti ja tema ustamus põlvest põlve. Aamen. See on issanda sõna. Nii et psalmist kutsub üles tulema issanda ette rõõmu ja hõiskamisega. Sest vahel nagu meil on olnud niimoodi, et vaatad teiste peale, siis kaob nagu rõõm ära ja vaatad enda peale, tuleb päris masendus peale ja siis ei ole muud üle, kui vaadata issanda peale. Sest see rõõmustab meid ja see tõesti tänasel päeval ka annab meile nagu julgustust edasi minna. Me teame, et tema juures on hea olla ja temal on lootus ja temal on üles tõusnud issand. Ja see annab meile nagu uue nägemuse, uue visiooni elus igaks päevaks. Aga palvetame ja siis laulame ka esimese laulu. Issand Jeesus, me täname sind tõesti tänase päeva eest, täname, et sina, Jeesus, oled meil lootus ja rõõmu toonud ja me võime tänase päeva sinu peale vaadata ja see toob meile tänu ja kiituse ja erilise nagu tänutundega tänasel hommikul. Issand, et sa ei ole jäänud hauda, vaid isa äratas su üles ja issand, tänasel päeval tähistame seda, Jeesus, et sina elad ja sina valitsed ja sina ära võitnud surma ja kõik halva. Issand, me tõesti täname seda, et sinu kätte meid usaldada, ole täna meie keskel oma püha vaimu läbi ja issand, tänu, kiitus sulle tõesti selle eest, mida sina teed me iga üksiku juures ja tänapäeval veel meie maa rahva juures ka. Jeesus, tänu, et sa rahuaega oled kingi jätkuvalt, Jeesus, rahu ja õitsengut ja turvalist olemist ka meie maale. Kui maailm on ärev ja rahutusi, siis on sinu juures rahulik olla. Jeesus, me tõesti tahame hoida sinu käest kinni ja hoida sinu lähedale. Issand, ole hoidmas, varjamas sinu tugevad inglid, kaitsku ka meie maad ja rahvast, õnnistame riigijuhte, valitsejad, meie linnajuhte ka. Ja issand, tõesti palume, et targad otsused saaks teoks tehtud ka siin paigas ja jätku mujalgi. Jeesus, tänu sulle, et sa täidad meid rõõmuga, sa näed ka meie iga üksiku palveid, igatsusi, soove, mille me täna sinu kotta tulnud. Jeesus, olgu need ka sinu ette kantud praegu ja issand, tänu sulle, et sa oled. Aamen meiega. Aamen. Nii, laulame siis esimese laulu koos. See lauluraamatus laul 471. Ja siis lähme edasi. Kui Jumala rahu on hingeses mul, siis kõlab ka tormide see. Mu südames ikka see rõõmustav laul, mul on hea Jeesuse.
Jeesuses. Mul on hea Jeesuses. Kui saatan mind kiusab ja kohutab siin, siis sellega kinnitan end, et Jeesuse Kristuse veri ja piin on ju täiesti lunastanud mind. Mul on hea Jeesuses. Mul on hea Jeesuses. Mu patud kõik andis siis Jumala all ja täiesti kustutas need. Kui risti peal suri ta valude all, sest mu hing kiida Issandat nüüd. Mul on hea Jeesuses. Mul on hea Jeesuses. Mul on hea Jeesuses. Mul on hea Jeesuses. Tänasel päeval paneme tähele ka Jumala sõna. Luuka evangeeliumi 24. peatükist loeme tänase päeva sündmusest mõned salmid, need on 5 ja 6. Aga kui naised hirmu tundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile: mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas, öeldes, et inimese poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja 3. päeval üles tõusma. Aamen. Mõtlesin selle peale, et see on üks päris huvitav usk, mille Jeesus meile tõi. See on hoopis teistsugune, kui inimesed suudaks seda välja mõelda. Meile sageli tundub kõik nii lootusetu ja mõttetu, midagi ei ole võimalik enam muuta ja asjad on nagu on ja vahel ka me oma elus oleme nagu vahel ka tupikus otsagu jõudnud ja mõtleme, et kas üldse on väljapääsu. Ja me teame, et tänapäeva inimestel on väga palju ka vaimset probleeme ja mitmeid asju, mille eest nad nagu kannatavad. Ja siis tuleb ingel oma sõnumiga lootusetute naiste juurde ja ütleb teile, et te olete vales kohas ja olete ära unustanud ühe olulise sündmuse. Jeesust ei leita surnute keskelt, vaid elavate juurest. Surm ei ole kõige lõpp, vaid uue tee algus. Ja naised, kes seda sõnumit kuulsid, jooksevad tagasi kuidagi väga erutunud ja šokis ja ütlevad, teate, Jeesuse ihu on kadunud, teda ei ole siin.
ja meile öeldi, ta on üles äratatud. Milline julgustav uudis meile kõigile. Nii nagu tänapäeval seda lugu lugedes, juttu kuuldes ja nii ka tollel hommikul ei olnud paljudele seda kõike kerge uskuda. Näiteks jüngrite kohta on öeldud, et need sõnad paistsid apostlite silmis otse kui tühi jutt. Markuse evangeeliumi 16. peatükist 11. salmis loeme, on öeldud, et Jeesuse lähemad sõbrad olid koos ning leinasid ja nutsid. Ja Maarja Magdalena tuli ja ütles neile, et oli kohtunud üles tõusnud Jeesusega. Samuti 2 teekäijat kohtusid, teatasid seda teistele. Ja salmis 13 me loeme ja seal on öeldud, aga nad ei uskunud. Kui lugeda Matteuse sündmust 28. peatükist, on öeldud, et ka kirjatundjad ja variserid maksid valvudetele raha, et nad Jeesuse surnukeha kadumise kohta vale informatsiooni levitaks. Ja nad õpetasid, öeldes, ütelge, et Jeesuse jüngrid tulid öösel ja varastasid tema ära siis, kui me magasime. Ja pisut edasi loeme, et seda juttu jagatakse ja levitatakse juutide seas ka tänini. Mõtlesin selle peale, et segastel aegadel tegelikult ongi väga igasugused jutte liikumas. Ja tänapäeval näeme selgesti, et see info tegelikult on ka nagu relvaks inimeste käes. Ja toimub see infooperatsioone nii ühelt kui teiselt poolt ja kuskil toimub pauk või midagi kummalist. Saadame kohe telefoni ja vaatame sotsiaalmeedias, mis juhtus, mis on juhtunud, mis toimub, mis kummalist see on. Ja kas keegi midagi ütleb selle kohta või äkki mõni uudis on juba tulnud selle juurde. Ja samas, kas see jutt, mida me loeme sealt, on väga usutav üldse midagi. Me teame, on ka naljahambad ka igasugused, kes teevad aprilli ja teevad mingi muid lugusid ka, räägivad. Ja me pidevalt peame nagu enda käest küsima, kas me seda juttu usume nüüd või ei usu. Vahel, kui on tõestuseks telefonis pilt või video, siis see jutt on tõepärasem. Samas me teame, et ka väga tänapäeval tehakse väga lihtsasti ka igas videosid ja hääli järgi ja pannakse teise inimese pea teise jutu sisse. Ja seda on nagu väga lihtne teha. Kui uskuda ainult usaldusväärseid kanaleid, siis siin tuleb ka vahel ette eksimus. Vanasti öeldi, et kui keegi kahtles nagu, kas õige jutt oli või ei olnud õige jutt, siis öeldi, et ma ise lehest lugesin, see oli nii kirjutatud. Me teame, et tollel ajal, kui neid lehtesi oli, siis ega see lehejutt ei olnud ka tõsi tegelikult. Aga selline ütlus on nagu jäänud, et ma ise lehest lugesin, see peab tõsi olema. Ja Jeesuse ajal oli keeruline hoopis midagi tõestada, sest ei olnud isegi midagi kirja pannud. Ja olid ainult inimesed, kes olid midagi näinud. Kui tänase päeval hakata rääkima, et teate, mul tuli eile õhtul ingel külla ja rääkis seda ja seda, siis vaevalt sa kedagi veena. Sul on mingid halukad käivad võib-olla hoopis või midagi muud. Ja et see ei ole võimalik. Tolle aja ühiskonnas oli naistel ka väga selline teisejärguline koht. Ja kui veel naine miskit juttu räägib, siis oli see veel eriti kahtlane lugu. Et naine nägi ingleid
ja siis tuli rääkima ka midagi, et teate, mis ma nägin ja mis on. Ja Ingrid ütlesin, see ei ole võimalik, see on tühi jutt nende jaoks. Ja kogu uskmatus muutus sellel hetkel, kui Jeesus tuli ise nende keskele ja tõestas enda ülestõusmist. Kui lugeda Johannese evangeeliumi 20. peatükist salmist 19 edasi, seal on öeldud, kui nüüd sel sama nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute. Tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile, rahu teile. Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks issandat nähes. Evangelist Markus ütleb 16. peatükis salmist 14, et Jeesus sõitles nende uskmatust ja kõva südant, et nad ei olnud uskunud neid, kes teda olid näinud pärast oma ülesratamist. Et see uskmatu süda on sageli ka meile takistuseks. Ja siin me nüüd oleme ligi 2000 aastat hiljem selle looga ja küsimus on selles, kas me oleme nüüd Jeesuse ülestõusmisesse uskujate poolel või mitte. Mis on need argumendid, mis hoiavad meid Jeesuse ülestõusmise lugu uskumas? Mõtlesin selle peale, need on tegelikult palju. Aga esimene on kindlasti uskumine Piibli usaldusväärsusesse. See on olnud 1000 aastate jooksul paljude pühakirjaks. Ja siin me näeme ka Jumala plaani inimese jaoks. See, mida Jumal oli sadu aastaid või 1000 aastat varem rääkinud, see oli täitunud. Ja tegelikult ka see, mida Jeesus rääkis tulevast asjade kohta, me võime ka seda usaldada. Teine on see, et me usume, et Jeesus Kristus, Jumala poeg, elas ja kannatas inimesed maa peal. Ja usume tema üleloomulikku ülestõusmisesse. Sellest annavad tunnistust paljud pealtnägijad. Sellest räägivad ka mitmed pühakirjad, mis on meie Piiblis. Kolmas on meie isiklik kohtumine elava Jeesusega. Me oleme oma elus olnud otsijad, otsinud rahu, südamesse kindlust, lahendust, vastused küsimustele. Ja üks kohtumine Jeesusega muutis kõik. Me palusime ta enda ellu. Lihtne palve, kus tunnistasime oma eksimust, oma patusust, piiratust, kus kogesime nagu seda, et me vajame lahendust, me vajame vabanemist, me vajame päästmist. Palusime Jeesus, tule sina minu ellu. Ja tuli muutus. Nagu kahtleja Toomas, kes on olnud jüngrite juures, kes ei olnud jüngrite juures siis, kui Jeesus ilmus nende juurde. Loeme Johannese evangeeliumi 20. peatükist 25 salm edasi. Teised jüngrid ütlesid talle, me oleme näinud issandat. Aga tema ütles neile, kui ma ei näe tema käte sees naelajälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse ega oma kätt tema külje sisse, ei usu ma mitte. Ja 8 päeva pärast olid ta jüngrid taas kodus ja Toomas nendega. Uksed olid lukus. Ja Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele ja ütles, rahu teile. Seejärel ütles Toomasele, pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ning pane oma käsi ja pista minu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usk. Ja Toomas vastas talle, minu issand ja minu Jumal. Jeesus ütles talle, kas sa usud sellepärast,
et sa oled mind näinud. Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Ja Jeesus ilmus oma jüngritele mitmele korral pärast ülestõusmist. Ja sellised kohtumised hajutasid kartlikes ja segaduses olevat jüngrites neid kahtlusi. Neile sai selgeks, see, mida Jeesus tegi, mida rääkis, mida õpetas, ongi tõde, ongi reaalsus. Mõnes mõttes võiks seda võrrelda ujumisega. Ma lapsepõlves pidin 2 korral ära uppuma, sest ei osanud ujuda. Esimese korral oli see minu 5. sünnipäeval. Kui ma ujutasin laeva vanas ja aias ja lükkasin liiga kõva suure oo sisse, kukkusin ise basseini ja vajusin põhja. Ja mäletan siiamaani veel, kuidas mu silmad olid lahti ja kuidas ma allapoole järjest vajusin. Milline ilus roheline vaade oli ülaspoole. Tädi, kes seal lähedal päikest võttis, hüppas järgi ja tõmbas mu välja. Teisel korral olin Keila jões, kus ujuda ei osanud, aga kõndisin siis mööda põhja. Ja suht sügav vesi oli, aga ühel hetkel ei jäänud enam jalad põhja. Ma käisin mitu korda pea nuppes vee alla. Aga mu onu nägi kaldalt seda ja hüppas järgi ja tõmbas mu välja. Peale seda pani ema mu ujumist trenni. Ja kui ma ujumist hakkasin õppima, ma ei julgenud basseini piiridest lahti lasta, sest virm eelneva tõttu oli liiga suur. Proovisin selili minna, proovisin kõhuli. Ei saa lahti lasta. Ma vajun põhja. See oli mu kogemus. Ja siis ühel korral proovisin selili olla ja hoidsin nagu 2 käega sellest korgi nöödist kinni, mis oli keset basseini. Ja siis siputasin jalgu ja lõpuks sain nagu julguse kätte ja lasin lahti sellest ja imet, ma ei vajunudki põhja. Ma jään vee peale. Ja ma õppisin selline enne ujuma kui kõhuli ujuma. Ja vahel aga meie elus samamoodi tegelikult, et paljud inimesed elavad oma hirmudega. Nad ei julge lahti lasta sellest, mis tundub nagu inimlikult kontrolli all. Ja mõnigi inimene võib-olla on vajunud ka põhja oma elus ja Eesti üldse nagu nüütlus ka, et kui põhja võra käid, et siis nagu rohkem enam alla ei saa minna. Jeesus on see, kes tuleb järgi ja tõmbab välja ja kutsub meil usuteed. See on selline huvitav tee tegelikult, et me alati ei saagi katsuda asju üldse käega, me ei saa kontrollida, me ei oska inimlikult ka seletada, kuidas asjad töötavad. Aga Jumala juures asjad on kuidagi usu läbi lahenevad. Usu läbi juhtuvad asjad. Ja meie usk ka kasvab tegelikult läbi selliste usu olukordade mindest. Kui oled olnud sellises tupikus ja sa näed, väljapääsu ei ole ja midagi teha ei oska ja ühe lihtsa palve peale asjad lahenevad hetkega. Ja järgmine kord sa juba tead, et on lahendus olemas, isegi siis, kui inimlikult seda väljapääsu ei näe. Jeesus Kristus, ülestõusnud issand, on ära võitnud kõik meie vaenlased. Ja see on meile suur rõõm ja lohutus. Ja viimane neist, ütleb Piibel, on surnud. Johannese evangeeliumi 20. peatükis salmis 30 kirjutatud, et Jeesus tegi jüngrite ees veel palju muid tunnustähti, mida ei ole selles raamatusse kirja pandud. Need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nime sees.
see on see, et kui palju me vajame imesid, et uskuda Jumalasse, uskuda Jeesusesse. Kas piisab 1 või 2 või peab 10 need olema? Ja kas ma siiski usun seda? Hea kuulaja, tänase päeva küsimus on, mida usud sina täna? Kas Jeesus on tõesti üles tõusnud või ta ihu on ära parastatud haugast? Üks lugu räägib vanast naisest, kes ei olnud rahul ühegi olemasoleva usuga ega kogudusega ja otsustas luua oma usulahu. Ühel päeval küsitles teda ajalehe reporter, kes üritas nagu mõista naise seisukohti. Inimesed räägivad, et keegi ei pääse taevasse, välja arvatud teie ja teie koduabiline Maia. Kas te tõesti usute nii? Vana daam mõtles pikalt selle küsimuse järele ja vastas siis, tõele au andes ei ole ma Maia suhtes väga kindel. Räägin siia veel ühe loo. Üks viiulikunstnik mängis alati nii ilusaid lugusid, et kõik, kes seda kuulsid, hakkasid tantsima. Igaüks, kes viiuli helisi kuulis, jalad hakkasid lausa iseenesest liikuma ja tantsima. Kord sattus üks kurt sealt paigast mööda minema. Ta ei teadnud muusikast midagi. Tema meelest olid tantsivad inimesed lihtsalt hullud. Neil näis mõistusest puudu olevat. Nii on see vahel ka tänapäevas. Kui keegi Jeesuse ülestõusmist ei usu ja temaga isiklikult kohtunud ei ole, tundub tõesti see ülestõusmise värk veider. Aga kes on Kristusega kohtunud, on valmis isegi oma elu tema nimel jätma. Me teame pärimuse kaudu, et kõik jüngrid peale Johannese surid märtritena. See ei oleks võimalik, kui Jeesuse ihu oleks olnud lihtsalt nagu ära varastatud ja see oleks müüt olnud. Jumal ise äratas Kristuse üles. Ta elab. Me võime teada Jumala sõnale toetudes, et ühel päeval äratab ta meidki üles, et me elaksime koos temaga igavesti. Kuna tema elab, võime ka meil elada. Suudus. Amen. Me palvetame Juus. Hea Taavi isa, täname sind, et sa oled oma poja Jeesuse saatnud. Ja issand, sa oled selle lootuse ja valguse toonud inimeste keskele, kes on oma loomult kurjad ja meil on kalduvus mõtelda asju kuidagi alati negatiivseks ja mustadeks värvides näha ja võib-olla ka hingevaenlane püüab ka meid maha kiskuda ja tühjaks teha selle, võtta ära meilt lootuse, võtta ära meilt usu ja armastuse ja kõige. Aga Jeesus, tänase päeval võime pilgu üles tõsta ja üles tõusnud Kristuse ristile, mis on tühi. Sa, issand, oled üles tõusnud, Jeesus. Me täname sind selle eest. Issand, me täname, et sa tõid lootuse ka nende kartlike ja mures ja leinas olevate jüngrite ja tema sõprade keskele. Kui nad mõtlesid seda, et mis nüüd edasi saab. Nüüd on kõik läbi. Meie päästja, meie õpetaja on hukatud ja ei ole nagu mingit lootust enam. Siis issand, sina tulid nende keskele ja ütlesid, rahu olgu teile. Jeesus, tänu sulle, et sa tuled tihti ka meie juurde, meie kodusse, meie peredesse, meie olukordade keskele ja ütled, rahu teile. Mina tean, kuidas asja lahendatakse.
mina suudan tuua võimatud asju ka teie eludesse. Muuta olukordi, kus me inimliku jõuga ja inimliku mõistusega ei oska lahendust leida. Jeesus, see on ka meie elukogemus olnud ja see on ava meie silmad nägema seda, mida sina veel jätkuvalt teed, nii meie päevades, meie tegemistes, meie maa ja rahva elus. Ja issand, me tõesti palume, et sinu arme heldus võiks saata meid. Jeesus, tänu sulle, et sa oled andnud lootuse, et surm ei ole viimane valitseja, vaid sina oled surmaga ära võitnud. Sina oled haigust ära võitnud, issand, sina oled kogu vaenlase väe tühjaks teinud. Jeesus, me tõesti täname, et sul on parem tulevik pakkuda kõigile neile, kes sind usuvad, kes sind tunnistavad elava issandana ja kes hoiavad sinust kinni tugevasti. Jeesus, puhasta ja pühitse meid tänasel päeval ja tee issand oma head tööd oma püha vaimu läbi ikka meie kõigi juures. Aitäh sul iga üksiku ees, kes täna meie keskel siin on. Jeesus, ole õnnistamas, hoidmas ja varjamas jätkuvalt. Aamen. Amen. Me nüüd laulame koos järgmise laulu ja viimastel tulijatel ei ole võib-olla lauluraamatut. Meil siin on üks pakkuda, see tahab poole ka. See oli 128 oli see, jah, vabandust. 128. Ja siin me tuleme selle osa juurde, mida issand ka ise andis oma kogudusele tuletada meelde tema surma. Jumala poeg, kel nimeks Jeesus, tõi meile armu ja andestust. Ta elas suri, mind ostes vabaks. Ta tühi haud nüüd tõendab, päästja elab veel, et elab ta. Tohin olla julge, et elab ta. On läinud kõik hirm, ma tean, et hoiab mind ööl ja päeval. Seepärast väärt on elada, et elab ta. Läin üle jõe, ma ühel päeval, seal peetav võitlus on viimane. Ja kui siis surmgi teed andnud võidul, ma silman valgus ära, tean ta elab veel, et elab ta. Tohin olla julge, et elab ta. On läinud kõik hirm, ma tean, et hoiab mind ööl ja päeval. Seepärast väärt on elada, et elab ta. Et elab ta. Tohin olla julge, et elab ta. On läinud kõik hirm, ma tean, et hoiab mind ööl ja päeval. Seepärast väärt on elada, et elab ta. Apostel Paulus kirjutab Tiitusele. Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti Jumala kartmatusest ja ilmalikest imudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja Jumala kartlikult, oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist.
tema on loovutanud iseenda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale pärisrahvaks, innukaks headele tegudele. Aamen.